Tere õhtust! Sooviksin tänada kõigepealt selle ürituse korraldajaid. See on väga tänuväärne tegevus iseenesest ja loomulikult soovin tänada kõiki inimesi, kes on tulnud siia täna õhtul kuulama toitumisest, sellepärast et see on tõesti väga oluline teema ja väga meeldiv on näha, et inimesed mõtlevad selle peale ja tunnevad sellist asjade vastu huvi. Samuti ma tänan eelkõnelejaid, väga huvitav oli. Mind on kutsutud siia rääkima siis veedalikust taimetoidust. Ja ma usun millegipärast, et tõenäoliselt väga paljudele inimestele see suurt midagi ei ütle. Et ma täitsa huvi pärast üks väikse testi ja küsiks teie käest, et oli hea tõstlik käed, kes üldse teavad, mida tähendab veedalik. Okei, see oli üld. Siis ma alustame sellest, et ma natuke räägin, mis asi on veedalik. Et see termin iseenesest on kuidagi spontaanselt tekkinud ja ma usun, et kui te lähete guugeldama, siis te sellist taimetoituse viisi ei leiagi. Aga ometi on ta väga selles mõttes täpne väljend iseenesest. Ma üritan seda natuke lahti seletada. Et veedalik tuleb sõnast veedad ja veedad on maailma siis teaduvalt vanimad kirja pandud tekstid. Nende vanus ulatub tuhandete aastate taha. Esimesed tekstid on sealt pärit juba üle 5-6 aasta. Väga täpselt ei oska austada ütelda, et see polegi võib-olla nii väga oluline fakt on see, et nad on väga vanad läbi aastatuhandete. Ja kõige imelisem on see, et nad on tänapäevani välja vedanud, see on siiamaani jõudnud, see tähendab seda, et nendest peab midagi olema. Ja veeda tekste hakati siis kirja panema mõned tuhanded aastad tagasi, enne seda neid lihtsalt kanti suuliselt üksteisele edasi. Inimesed olid selle ajal hoopis palju võimekamad, nende mälu oli hoopis teistsugune kui meie oma. Ja mingil hetkel, kui need väärtuslikud teadmised hakkasid lihtsalt tasapisi tundus, et ununema, siis hakati neid kirja panema. Ja veedalik värsse, nad on värsikujul, nad on proosakujul ja neid värsse on tänapäeval säilinud kuskil 1 miljoni ringis. Maailmas on paar instituuti, kes teaduslikul tasemel uurivad neid tekste ühesõnaga ja proovivad sealt neid tarkusi välja imeda. Veedades on kirjas praktiliselt kõik, mida inimkonnal vaja on. Seal räägitakse filosoofiast, seal räägitakse jumalast, seal räägitakse kuidas maju ehitada, seal räägitakse, kuidas laulda, kuidas tantsida, kuidas muusikat teha. Seal on, ütleme niimoodi, et kui inimene satub kuskil üksikule saarele ja ta pole mitte mingit teadmisi ja tema kõrvale panna siis kogu see veedakirjandus, siis ta võib täiuslikult oma elu seal ühesõnaga korraldada ja üles ehitada. Ja võtta veedadesse osa, mis siis räägib inimesest, seda nimetatakse ajurveedaks. Et ilmselt ajurveedat sõna on paljud juba rohkemad inimesed kuulnud kui lihtsalt seda veedalik, et see on lihtsalt ajurveeda, üks osa veedadest. Veedad on kirjutatud sanskriti keeles ja veeda ise sõnana tähendabki teadmised. Tõsisõnu, kui me tõlgime selle, siis see on siis veedalik, põhimõtteliselt tähendabki teadmistel põhinev. Kui me nüüd hakkame vaatame sellist momenti, et meil kõigil on teatud teadmised, teatud oskused, teatud omandused, eks ole. Ja kui me hakkame nüüd loogiliselt mõtlema, siis kõik need asjad, mis meil olemas on tegelikult kellegilt saanud. Oma õpetajalt või läbi kogemuse kellegilt. Ja siit edasi mõeldes, ka see inimene on selle kellegilt saanud, eks ole. Ja võtta, nüüd minnes nüüd seda ahelat, siis sinna nii kaugele kui vähegi võimalik, siis seda, ütleme niimoodi, veedakirjandus ja filosoofiast nimetatakse absoluutseks tõeks. Ehk teisisõnu, kõik need teadmised, mis meil on, mis me siin räägime nagu oma teadmisi, on tegelikult kellegi teised pärit. Me ise ei suuda tegelikult mitte midagi välja mõtelda. Ja võt, kui me nüüd võtame selle veedalikud teadmised ja selle veedakirjanduse, siis kuidas soovite, kas te võtate teda siis absoluutselt tõena nii-öelda, või igal juhul ta on väga lähedal sellele algsele tõele, kus siis kõik teised on siis seda tõde edasi võtnud ja siis ta on praegu jõudnud siia 2014 Tallinnasse laua taha, kus siis ma lasen seda endast läbi lihtsalt teile.
Veedalik käsitlus inimesest on väga huvitav ja ta on palju peenem, palju mitmekesisem. Kui me räägime toitumisest tänapäeva kontekstis, siis põhiliselt me räägime füüsilisest kehast. Me räägime valkudest, süsiveskutest, mineraalidest, vitamiinidest, nii edasi, eks ole. Aga veedad väga jämedalt, nad näevad inimest siis kolmes põhiliseks kolmel tasandil. Et see esimene tasand on kehaline tasand, mis siis on kõik siis meie luustik, lihaskond, eks ole, noh, see on selge. Käega kasutamine. Samas on olemas teine tasand, millest ka lääneühiskond on väga hästi teadlik. Toitumisspetsialistid on teadlikud, arstid on teadlikud, kõik on teadlikud. See on siis peenmateeria ehk siis mõistuse tasand. Mõistuse tasand on siis meie emotsioonid, meie tunded, võib ka öelda, et meie omadused, meie iseloom, et see on kõik sellises peenemas tasandis, seda me ei saa käega katsuda, aga ta on osa meist. Ja kolmas tasand on siis kõige peenem, kõige kõrgem tasand, mida põhimõtteliselt lääneühiskond on kahjuks tänapäeval ära unustanud. See on siis vaimne tasand, seal kus räägitakse Jumalast, seal mis on väljaspool materiaalset maailma. Ja kui lubates, ma täna peatuks natuke sellel teisel tasandil, sellepärast et kehalisest tasandist, ma arvan, on räägitud küll ja räägitakse siin tänagi palju. Aga nimelt vedades on kirjas selline huvitav asi, et toit kui selline, kui me nüüd seda toitu endale sisse võtame, siis 1/3 sellest toidust läheb lihtsalt meist läbi. Eks ole, seda on kõik kogenud tualetti külastades. Teine 1/3 ehitab üles meie füüsilist keha. Ehk siis kõik see struktuur, mis meil on, füüsiline, see on siis 1/3 toidust. Ja 3/3 toidab meie seda sama peenmateeriat, seda mõistustasandit. Ja veedad lähevad veel rohkem kaugemale. Nad väidavad, et toidust me saame just nimelt toitu süües ja saamegi oma omadusi. Tõsisõnu, need, kes me oleme, väga suures osas me saame seda toidust. Toidust me saame ka erinevaid emotsioone. Ajurveda kirjutab isegi, kuidas maitsetest erinevad maitsed annavad meile erinevaid emotsioone. Ma võin mõne näite tuua. Näiteks soolane maitse annab meile kadedust, kootava maitse, mis siis teeb suu selliseks kuivaks. Näiteks aroonemarjad, see annab meile hirmu, kui seda liiga palju tarbida. Mõru maitse annab kurbuse, see on jõudnud ka eesti keelde, eks ole, et meel on mõru. Selles mõttes keel on väga tark, keeles on väga palju vana tarkus. Magus maitse on armastus. Et siin näiteks selgitus, miks paljud noored neiud siis liialdavad magusaga, sest nad alateadlikult kompenseerivad oma armastuse vajadust. Ehk siis teisisõnu, see toit, mis me sisse sööme, ei ole ainult meie valgud, süsivesikud meie biokeemia rahuldamiseks ega nende biokeemiliste vajaduste tasakaalustamiseks, vaid samavõrdne osa mõjutab meie omadusi, meie emotsioone, meie mõistust. Ja on üks väga huvitav värss, mida ma tahaks teile siin avada veedadest, mis avab seda mõtet veel rohkem. Iseenesest ma ütlen kohe ära, et see esimene tasand, see füüsiline tasand, Ajurveda käsitleb seda väga põhjalikult, väga teaduslikult. Ja seal on väga huvitavad süsteemid, keda huvitab Ajurvedast, uurige, soovitan tõsiselt määrata oma kehatüüp ehk dosha, on siis 3 kehatüüpi, on ju vata, pitta, kahva, vastavalt 5 looduselemendile. Ma ei hakka seda täna selgitama, see on kõik füüsiline tasand. Ma räägin teile täna sellest natuke peenemast tasandist, sellepärast et seda tavaliselt ei avata eriti palju kuskil. See värss on pärit ühest vedade osast Upanishadidest. Upanishadid on sellised vedade tekstid, mis veel mõnikümmend aastat tagasi olid sisuliselt väga salajased tekstid. Nad olid teada India aladel ainult brahmanate preestrite hulgas ja need teadmised, nad olid küll teatud mõttes rahvulgas, aga ikkagi nad olid sellises siseringis. Tänapäeval
võime lüüa interneti lahti, lugeda Upanishade, mida iganes, kõik need tekstid on tegelikult inimkonnal kättesaadavad praegu. Ja see tekst ütleb niimoodi. Seal räägitakse siis toidust. Selle Upanishadi nimi on Chandogya Upanishad. Ja toidust räägitakse seal kui aharast. Ahara tähendab sanskriti keeles, siis Vedad on kirjutatud sanskriti keeles. Ahara tähendab sanskriti keeles siis põhimõtteliselt seda, mida me võtame sisse oma 5 meelega. Meil on siis teadupärast 5 meelt. Ja toit siis kategoriseerub siis selles kõige selle muu asja hulka, mida me võtame sisse. Toon näite. Õhtul vaatame mingit õudukat. Meil on järgmine päev see foon pea. On nii, et me käime nagu tuleks meeleolu, kui me midagi läbi elasime tugevalt. Kohtame mõnda väga vihast tigedat inimest. Lähme koju, ütleme, et ta rikkus mu päeva, eks ole. Me võtsime tema meeleolu endale sisse läbi oma meelte. Ja võt toit on täpselt sama asi. Kui me sööme teatud toitu, siis me saame sellest toidust teatud omadusi. Me ei mõtle selle peale. Me lihtsalt tormame selleks, et oma kõht kiiresti täis saada ja minna oma eluga edasi. Asju teenima välja ja nii edasi. See pole oluline. Ja see värss siis ütleb niimoodi, et ahara siis on see väljend, see termin siis selle kohta, mida me siis sisse võtame, ehk siis see toit. Sanskriti kõlab selle värsi alguses niimoodi, et ahara shudao, sattva shudi. Ahara tähendab siis see, mis me sisse võtame, ja shudao tähendab puhas, ehk siis puhas toit. Ma räägin ka lõpuks, mis see puhas toit on. Puhas toit tähendab, sattva on väga levinud väljend sanskriti keeles, sattval on väga palju erinevaid tähendusi, aga siin kontekstis tähendab ta mõistust. Ehk puhas toit tähendab puhast mõistust. Sattva tähendab ka elujõudu, sattva tähendab ka vooduslikkust, sattva tähendab hingamist, hingamine, kõik sellised asjad on seotud ühe sõnaga. Ja ehk teisisõnu, kui me toit on puhas, ma selgitan, mis puhas on lõpuks. See tähendab seda, et ta on pestud, vaid et ta on nii-öelda oma omadustelt puhas, ta on energeetiliselt puhas. Siis on meil puhas mõistus. Mis me selle puhta mõistusega peale hakkame? Mõistus, see värss avab edasi põhimõtteliselt sanskriti, tähendab Veda filosoofias. Mõistus on põhimõtteliselt 3 funktsiooni, kõige põhilisemat funktsiooni koos arukusega. Ehk siis meil on võime arutada asjade üle, meil on näha, mis on õige, mis on vale. Seda ei tee küll mõistus, seda teeb arukus. Ja kõige olulisem funktsioon on mälu. Siin järgmine rida selles värsis ütlebki sattva shudao truva shriti ehk siis puhas mõistus, hea mälu. Mis me selle mäluga peale hakkame? See mälu tänapäeval on meil põhimõtteliselt üks funktsioon seal mälul. Mälu ei ole selleks, et mäletada, et meil läks hästi või halvasti. Mälu on vajalik inimesele hoopis tükis tuleviku jaoks. Miks? Sellepärast, et kui meil on hea mälu, siis me suudame meeles pidada oma eesmärki, miks me midagi teeme. Kui me oleme teinud muudatused oma toitumises näiteks, me selle hetkel mäletame, miks me seda teeme või me tahame midagi oma elus muuta, nende arvamust. Miks me ei suuda seda teha? Sellepärast me unustame selle. Miks me unustame? Sellepärast meie mõistus on must. Miks meie mõistus on must? Sellepärast me saame musta toita. Mõistus must, mis see tähendab? See tähendab seda, et me ükskord võtame ühte teist, me tahame ühte teist, me mõistus kogu aeg kuskil rändab ringi. Aga puhas mõistus tähendab mida? Kui me võtame näiteks valgus, selle valgusega pole suurt midagi hakata peale. Kui me võtame luubi, kontsentreerime selle valguse ühte punkti, mis me saame teha? Me saame päikese abil panna põlema asju, täpselt samamoodi meie mõistus. Kui meie mõistus on puhas, meie mälu on hea, meil on meeles, et me tahtsime suitsetamise maha jätta, siis me oleme võimeline milleks iganes. Siis me suudame oma mõistust kontsentreerida selle asja teostamiseks. Ja see on tänapäeva inimeste üks suuremaid probleeme. Esiteks meil pole eesmärke, teiseks me unustame ära isegi need eesmärgid. Mark Twain ütles kunagi, et suitsetamise maha jätmine on imelihtne, ma olen teinud seda palju korda. Ja lõpuks eelviimaseks asjaks ma siis ütlen seda, et mis me siis selle teadmisega peale hakkame, et
et me mälu on hea. Kui me mälu on hea ja me suudame oma elus arvamusi muuta, siis see muudab meie tulevikku. Ehk ütleme niimoodi, et kristlikus keeles või meie keeles siin, see muudab meie saatust. Veedalikus keeles see arutab lahti meie karmasõlmed. Ehk siis kõik see, mis meiega toimub, on meie eelmiste elude tegevuste tagajärg. Ja alustades nüüd oma puhtast toidust pihta, saades endale puhta mõistuse, saades endale hea mälu, hoides meeles, millised me tahaksime tegelikult elus olla. Siis me jõuame selleni, et me hakkame muuta oma tulevikku. On see skeem nagu aru saada põhimõtteliselt. Ja ma räägiks siis mõne sõnaga, mida siis veedalik kultuur peab puhtaks ja mida siis mustaks toiduks. Kui me võtame näiteks, millist energiat toit kannab ja võtame selle palju räägitud liha söömise, mitte söömise, siis kui me võtame näiteks liha ja võtame mingi taime, kui see liha lõpetab oma eksistentsi ehk hing läheb sellest välja, sisalik jätab oma saba, mida iganes, siis kohe hakkab roiskumisprotsess pihta ja pole mingit lootust, et see liha hakkab kuskilt idanema ja uuesti elu tärkab temas. See on ilmselt kõigile arusaadav, eks ole. Kui me võtame taimed, siis paljud seemned, kartuli paneme keldrisse, seisab terve talve, mingi hetk hakkab elu seal uuesti pihta, eks ole. Ja see tähendab seda, et tegelikult sellest lihas on olemas juba surm, mis on sinna sisse kirjutatud. Ja surm tähendab mida? Surm tähendab hirmu. Surm tähendab ebakindlust tuleviku ees. Surm tähendab muretsemist. See on kõik, mis me lihast saame. See tähendab võimet mitte keskenduda asjadele ja nii edasi. See on see omadus, mida me saame, kui me seda liha enda sisse paneme. Ma räägin praegu sellel teisel tasandil, eks ole, ma ei räägi mingitest kehalistest tasanditest, ma räägin neid omadusi, mis me enda sisse sööme. Ja ma arvan, et lihtsalt see on mõtisklemise teema. Kui igaüks mõtistab selle üle, siis ta saab aru, et see on loogiline ja see tegelikult nii on. Mida peab veedad? Ma siis ütlen siin lõpuks veel mõned sellised momendid, mida siis veedalik kultuur siis peab näiteks siis nii-öelda puhtaks toiduks ja mida ta siis ei pea puhtaks toiduks. Mitte puhas toit on kõik toit, mis ei ole värske, mis on valmistatud nii-öelda juba mingi aeg tagasi seal. Veedad isegi ütlevad nii karmilt, et hiljem kui 3 tundi tagasi toit ei ole enam oma omadustelt puhas. Põhimõtteliselt kõik toit, mis on liiga külm, liiga kuum, liiga vürtsine, kõik igasugused liialdused ei ole puhas toit. Konserveeritud toidud ei ole kahjuks puhas toit. Alkohol ei ole puhas toit, meelemürgid ei ole puhas toit, narkootikumid ei ole puhas toit. Ma arvan, et siin kõigi vaidle vastuma, eks ole. Ja ei ole puhas toit ka sellised palju räägitud toiduained nagu sibul, küüslauk ja seened. Sibul ja küüslauk mille pärast? Veedalikus toimetoidus neid toidus ei kasutata, sellepärast et nende omadused on energeetiliselt, nad mõjuvad madalamatele tšakratele ja kui inimesel on soov tõusta vaimselt, tõusta nii-öelda elus peenematele tasanditele, kogeda natuke kõrgemaid naudinguid ja rõõme ja õnne, siis need toiduained hoiavad meid lihtsalt siin allpool kinni, nad ei lase meil liikuma. Ajurveedas kasutatakse küüslauku ravimina, aga mitte igapäevases toidus kindlasti. Samamoodi kasutatakse liha ravimina, mitte igapäevases toidus. Liigne liha on teadmatus, liiga liha söömine. Väikestes kohustes liha söömine on kirg ja kirg veedade järgi ei võimalda meil olla õnnelik. Lääne ühiskond jõuab kõik kirjas. Ja millised on siis puhtad toiduained? Neid nimetatakse veedades vooruslikeks toiduaineteks. Ja puhtad toiduained, see on väga lihtne. Esimene moment. Puhtad toiduained on kõik looduslikult magusad toiduained.
kõik puuviljad, enam maheviljad, siis piimatooted. Vot miks vedalikus taimetoidus on piim väga aukohal? Sellepärast, et piim on voorustuslik ja puhas toiduaine ja sealt vastavalt ka kõik piimast saadud teised toiduained. Jogurt, kohupiim, hapukoor, nii edasi, või, juust selitatud või ehk ghee, parim küpsetusaine üldse. Need on kõik puhaste omadustega. Kui me sööme neid, siis me saame väga häid omadusi endasse. Me saame sõbralikkust, kannatlikkust, me saame sallivust, me saame entusiasmi, me saame sellist stabiilset, rahulikku õnnetunnet endasse, me saame armastust. Siis veel puhtad toiduained on kõik teraviljad, kõik kaunviljad, kõik seemned, kõik puuviljad, köögiviljad nimetasin, eks ole. Seemned, teraviljad, kaunviljad. Põhimõtteliselt peaks olema siis praegu enam kaetud kõik. Ja siis magusad toiduained. Puhtad toiduained, toidud on valmistatud värskelt, ehk siis nagu mainitud, nad ei ole üle 3 tunni vanad. Või kui need siis soojendada, siis vähemalt mitte üle ühe korra kindlasti, et järgmine päev soojendada, see on okei, aeg-koht tingimused. Aga 3. kord soojendades toitu omadused on juba liiga madalad. Ja puhtad toiduained on söödud rahulikus, meeldivas õhkkonnas. Kindlasti mitte kiirustades ega pöörates tähelepanu millelegi muule toidule vaja keskenduda. Et vot sellised põhimõtted on siis vedalikus toitumiskultuuris, on väga-väga palju erinevaid nüansse, erinevaid nõuandeid. Aga ma usun, et kui kellelgi tekib huvi selle asja vastu, siis saab seda ise edasi uurida. Meie pere läks täielikult 5 aastat tagasi selle toitumise peale. Ja me ei ole hetkelgi oletsenud seda. See muudab inimesi, see muudab suhteid, see muudab kõike, mis teid elus ümbritseb, teie omaduseid. Te vabanete kergesti väga imeliselt igasugustest halbadest harjumistest, mis teil on olemas. Seda kõik mõjutab toit. Uskuge või mitte, tasub proovida. Ja selle tulemusel me jõudsime selleni, et me lihtsalt, see oli meie jaoks nagu nii oluline siin elus, et me oleme praegu avanud oma kohviku. See oli sama vedaliku taimetoidu kohviku Kauranga. Et meil on siin väikesed flaierid ka, kellega on huvi, te võite seal käia seda isegi proovimas sellist toitu. Ja kõige lõpetuseks ma tahaks öelda seda, et me kõik oleme tegelikult siia tulnud ühel eesmärgil. See eesmärk on esiteks tõenäoliselt saada teadmisi, kuidas elada tervislikumalt, kuidas süüa tervislikumalt. Miks me seda tahame? Sellepärast me tahame olla õnnelikumad. On nii? Me kõik tahame elada õnnelikumalt, elada täisväärtuslikumalt. Aga veedad avavad siin ühe väga huvitava momendi. Inimene saab olla tõeliselt õnnelik ainult ühes seisundis. Kõik ülejäänud õnnet seisundid on ajutised. Ja see üks õnneseisund on armastuslik seisund. See on meie loomulik, algne seisund, see on kõik meie sees, see armastus. Ja veedad meil õpetavad, kuidas seda taastada. Ja üks põhjus, miks me ei saa kogeda seda kõige kõrgemat õnnetunnet, seda armastust, on see, et me oleme kaetud ebavajaliku saastaga. Ahnus, uhkus, viha, iha, kadedus. Sellised asjad katavad meil seda. Miks nad meid katavad? Sellepärast väga suures osas me sööme valesid asju. Kui me vabaneme tasapisi nendest asjadest, hakates oma mõistust, oma keha teenemat tasandit puhastama, siis hakkab see armastus sealt alt välja tulema. Meil tärkab kaastunne inimeste vastu. Meil tärkavad sallivus inimeste vastu. Meil tärkavad väga paljud ilusad ja head omadused. Aitäh teile!